20 lastepornot sisaldava videofilmi kohta vastab tõele jaatavalt. Politsei tabas operatsiooni Ikarus käigus ainuüksi 3. oktoobri päeva jooksul 6 meest, keda kahtlustatakse pedofiilias. Politsei alustas 10 menetlust, konfiskeeris 23 arvutit ja üle 200 infokaja. 10 aastat tegutsenud Tallinna psühholoogilisse kriisiabikeskusesse pöördub abi saamiseks keskmiselt. Jälle sureme. Mine nüüd auto, mine, ärme lähme tagurpidi alla. Veel 2 kilki tõusu. Tere hommikust! Uudiseid Rahvusringhäälingult, BNS-ilt, Delfist ja Postimehelt toob teieni Liisa Maar. Maanteeinfokeskus hoiatas täna varahommikul Eesti teedel liiklejaid ohtliku libeduse, nähtavust piirava udu ja suurvee tõttu läbimatute teelõikude eest. Suurvesi on sulgenud Pärnumaal ja Läänemaal kokku 4 teelõiku ja ka Viljandimaal on liiklemine üleujutuse tõttu raskendatud. Täpsemat infot jagab Maanteeameti kodulehekülg. 10 aastat tagasi tegutsenud Tallinna psühholoogilisse kriisiabikeskusesse pöördub abi saamiseks keskmiselt 4000. Ja ütlen küll, jah. Et ta ei lähe meie pärast reisima või? Ma jätsin selle pärast isegi ütlemata, mis rätik oma naisele kinkisid. Et mitte raskel masu ajal hakata sinile tekitama paksu viha ja pahandust. Ja saad seda nüüd öelda? Ei. Aga ma sain juba aru, et kui su naine on seda tükk aega ihaldanud, siis järelikult see mingi odav kärakas ei ole. Absoluutselt ei ole. Ei salli odavaid kerakaid. Versace ilmselt alla selle vaevalt. Üle selle. No, aga jätkame. Oota, üle. Vendi või? Chanel on üle. Ei, Chanel küll Versace'ist üle ei ole. On muidugi. On. Naile teed või? Aga las see jääb nüüd. Jah, aga... Lähed Chanelist üle või? Las ta olla nüüd. Las see ei, see on piisav info juba. See on selge, et ta sai kalli rätiku, aga selles mõttes, et ma tahaks näha, et mingi meie riigijuht, ma räägin just riigijuhtidest. Miks sa linnajuhtidest sest et ärisaarid ja... Miks sa linnajuhtidest ei räägi? No, või linnajuhtidest. Et siin mingid tüksed raadiotegelased ja ärimehed saavad endale lubada mida iganes, suva, nende eraraha. Okei, üks uudis veel. Üks saatejuht ja selline tehnikapuru, tema nimi on Leo Laporte. Tere, Leo! Tere! Ja tema siis avaldas kogemata otse-eetris vürtsikad erootilised vestlused oma naisülemusega. Selline huvitav lugu, et vestlus algab sellega, et Leo Laporte ütleb oma ülemusele Liisale. Tähendab, see on siis nüüd SMS vist. Tule mulle külla, ma olen alasti voodis. Ootan sind, uks on lahti. Mine peale naine vastab 3 tundi hiljem. 3 tundi? Kujutan ette, lebotad seal, külmetad paljalt voodis. See on lahti tulnud. Ja 3 tundi läheb aega enne kui vastatakse, on ikka naised. Ja oleks siis see, et ma olen... Mees on ennast niimoodi porgandiks tõmmanud. Ja see naine suvatseb talle 3 tunni pärast alles vastata. Ja mida ta vastas? Ja mida ta vastas, ma ei tohi. Ta ei vastanud, et olen su ukse taga või et olen su poole teel, vaid ta vastas, ma armastan sind. Kõik. Kogu lugu. Lebota edasi. Igal juhul Tõmbu kringliks. Mehe au oli juba kipras. Ma ei tahtnud öelda au, ta sööda aps. Aga ütlesid au. Ei, sina ütlesid au. Mõtted on sul mehe au peal kogu aeg. Mehe apsu tõttu ilmus siis kogu nendevaheline intiimne tekst ekraanile, teleekraanile. Ja nüüd inimesed on Leod süüdistanud truudusetuses oma abikaasa vastu. See on veel see case. Ja, et see oli naisülemus, vaata, sulgelt. Armuke nii öelda. Aga kui oleks meesülemus olnud, kas siin oleks olnud kuidagi pehmem olukord? Mitte ole see ütlus, et peab olema ülemusele meele järgi. Jah. Tuleb olla. On küll see ütlus, jaa. Ja noh,
Leo arvab umbes sama, näiteks ta ütles Twitteris oma süüdistajatele, et kellele ma peaksin selgitama, ma olen vallaline, täiskasvanud inimene, ma ei kandideeri presidendiks, milles on probleem, keda see huvitab? No näed, huvitas. Mõtle, kui me saadaks programmi direktorile sellise SMS-i